It's fine. Tervist kõikidele, tere tulemast tagasi. Ma küsisin siis Instagramis teilt, et kas te võiksite küsida mul küsimusi kas siis vahetusaasta kohta või üleüldiselt mingi sellise teema kohta. And you delivered. Aga lähme video kallale. Esimene küsimus on siis, et kas sinu tunded Eesti vastu on paremaks või halvemaks muutunud pärast vahetusaastat? Kindlasti on muutunud paremaks. Ma igatsen seda vanalinna, ma igatsen nagu seda loodusaspekti sellest. Mulle meeldib siin Ameerikas, aga see ei ole kodu minu jaoks, sest et vahepeal ma nägin isegi ennast nagu uuesti siin elamas, aga nüüd ma nagu ausalt, ma ei näe ennast siin uuesti elamas, sest et see on lihtsalt pool aega lihtsalt nii nagu lapik ja tühi. Seega mulle isiklikult see ei meeldi, seega sellepärast ma kindlasti, aga jah, et siis uuesti vastata selle küsimusele, jah, kindlasti on paremaks muutunud, eriti kultuuri osast ja siis ümbruskonna osast. Järgmine küsimus oli siis, miks vahetuspere vahetasid? Kes ei tea, mul on praegu 3. vahetuspere ja long story short on siis see, et esimeses vahetusperes oli lihtsalt väga palju probleeme. Mina tegin valesti asju, vahetuspere tegi valesti asju ja lihtsalt see suhe ei olnud nagu algusest peale hea ja siis ma vahetasin pere. Teine vahetuspere oli mul lihtsalt ajutine, nemad kahjuks ei saanud mind hoida. Nad olid nii toredad küll, mulle nii meeldis nende juures elada. Ja nüüd olen 3. vahetusperes, kus on ka mul väga tore on olnud. Loomulikult on probleeme, sest et iga perega kaasnevad probleemid, see ei ole päris see, eks ju. Aga 3. peres olen praegu, mul on natukene aega on nüüd veel jäänud, seega praegu küll on veits peres nagu probleeme, ma ei hakka sellest täpsemalt rääkima, aga mul on natukene jäänud, et koju minna ja ma olen väga elevil, et koju tulla ja oma pere uuesti näha. Kuidas sul vahetusaasta läinud on? Kokkuvõtvalt on mul tegelikult väga hästi see läinud. Olen ennast rohkem avastanud. Üks asi, mis kindlasti veel on see, et ma olen aru saanud, mida ma tahan oma tulevikuga teha. Seega olen väga palju asju lihtsalt avastanud enda kohta ning ka väga palju avastanud Ameerika perede kohta, et need ei ole päris sellised nagu meil Eestis on, eks ju. Ja lihtsalt inimeste kohta olen nii palju avastanud, et see on nagu, ma ei arvanud, et see kultuurivahe on nii suur, aga see on nagu drastiline. Millal USA-st tagasi tuled? Järgmine küsimus. On sul palju uusi sõpru juurde tulnud seoses vahetusaastaga? Jah. Mitte ainult ameeriklasi, vaid ka üle maailma põhimõtteliselt, et ma sain siin aprilli lõpus, sain Washington DC-s, sain siis vahetusõpilastega kokku, kes olid siis minuga sama organisatsiooni all. Üle maailma oli põhimõtteliselt nagu lapsed kokku toodud ja ma ikka veel räägin nendega ja nad on nii toredad inimesed ning nad loomulikult on ka nagu ameeriklased. Kuidas kooli muljed on? Selles mõttes, kas ma tuleks Ameerika gümnaasiumisse tagasi kindla peale. Sest et siin on nagu palju süke chillim see koolielu ja lihtsalt nagu süke more casual. Et kui Eesti pooltes gümnaasiumites või vähemalt see kool, kus mina tulin, see oli nagu väga süke nii-öelda, ma ei oska seda paremini seletada. Aga tulles siia kooli, siin on nagu hästi selline nagu casual, chill, ei ole väga nagu süke range nagu kool, et nagu nad teevad kooliga asju ja koolis inimesed päriselt tahavad ka nagu lõbutseda. Mul on koolimuljed väga head. Mulle väga meeldib siin koolis, aga ma olen ka väga elevil, et minna oma uude gümnaasiumisse, kui ma tagasi tulen. Kas USA-s on hinnad kallimad või odavamad kui Eestis? Nii, oleneb väga, kus sa nagu käid ostlemas. Et ses mõttes minul on siin kodu lähedal Target, et ma käin väga palju seal. Seal on kindlasti suhteliselt kallid asjad nagu selles mõttes, et ma ei tea nüüd küll, kuidas Eestiga hinnad on, sest ma ei ole nüüd nii kaua aega Eestis olnud. Aga okei, siin ma olen nii palju öelda, ma ei mäleta palju Eestis Red maksis, aga siin maksab Red Bull $2.69. Ma ei tea palju eurot see on. Ja ma maksin Celsiuse ja ühe paki nätsu eest maksin $4. $4.82 vist või kui täpsem olen. Seega siin nagu hinnad oleneb täielikult. Et ses mõttes täielikult oleneb, kus sa ostlemas käid. Siin on need nagu dollaripoed ja seega riided on tiba odavamad, oleneb, kus sa ostled jällegist ja toit on siin suhteliselt kallis.
Nii, do you get to choose which family you get to stay in, or do they just put you in randomly? How it kind of works is you don't really get to choose which family you want. It's more like which family picks you. Same goes with like, oh, do you get to choose your state? No, you don't. It's like all depends on where your family is or like where you get picked and where you get placed. It's not, you don't really have a say in it, or you don't really get to choose. So okay, moving on. Kuidas sa kirjeldaksid oma kogemust, kas oleksid tahtnud, et midagi oleks teisiti? Kui ma saaks oma kogemust kirjeldada ühe sõnaga, siis see oleks kindlasti elumuutev, sest et sa õpid nii palju siin, jällegi kordan oma sõnu, aga sa õpid nii palju siin ja see on lihtsalt tõesti elumuutev kogemus. Ja kas oleksid tahtnud, et midagi oleks teisiti? Lihtsalt, et ma ei oleks olnud nii kinnine sellele ideele, et mul on vahetuspere. Ma oleks olnud rohkem avatud sellele ning nende reeglitele, sest kindlasti see tuli nagu suureks probleemiks nagu esimeses ja kolmandas vahetusperes. Seega nagu lihtsalt, et oleksin rohkem avatud olnud ja et ma oleksin ka võtnud igast asjast osa, nagu näiteks siin on siuke asi nagu Powerpuff. Kas ma võtsin sellest osa? Nope. Mis on kõige lemmikum asi selle vahetusaasta jooksul olnud? Ma ei suudaks valida ühte, aga nimetaksin enda top 3, siis oleks kindlasti need reedese õhtu jalgpallimängud. Need olid väga lõbusad. Siis kindlasti mu tennisetiim. Siis kindlasti Washington DC ja see kõlab imelikult, aga äraminek, sest et see iseseisvustunne, mis sul tuli üle, kui sa astusid sealt lennuki pealt esimest korda maha ja sa olid nagu Ameerikas. See minu jaoks oli nagu see hoopis teistsugune, et see oli nagu siuke vau moment, selle asemel, et ma kardan. Ja siis viimane küsimus mu kallilt, armsalt vennakeselt. Miss your brother? Jah, Tairo, ma igatsen sind. Üks oli veel. Ja see ongi meie nunult Robertalt. Are you happy that you're placed in Colorado? The answer to that is yes, absolutely. Colorado on selline koht, kuhu iga inimene arvatavasti ei satu, sest et see on lihtsalt keset Ameerikat, eks ju, et nagu mis sellest nii erilist on. Aga no need... issand jumal, ma hakkan igatsema seda kohta. Ma hakkan igatsema Coloradot väga kindlasti, sest et lihtsalt see vaade nagu loodus on nagu crazy, et selles mõttes nagu... Aga kokkuvõtvalt siis jah, mulle väga Colorados meeldib ja ma olen väga õnnelik ja väga tänulik, et mind siia pandi. Aga jah, see oli siis küsimusteks kõik. Ma loodan, et teile meeldis. Kui meeldis, kindlasti likeige ja subscribeige mu kanalit alt. Nii mina olen teiega juba järgmises videos, mis on... Kes teab millal, kui mul aega on editada. Alright, davai, tšau!